Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Koomikud ja küsimused toob teieni Vind TV. Minu nimi on Kaspar Kikerpill, mina olen meie tänane saatejuht ja minu kõrval, nagu ikka, küsimuste meister Karl-Alari Varma. Teeme aplausi Karlile! Karl oma seksika särgiga täna küsimusi küsimas. Kohe varsti saame teada, mis on tänase saate teema, aga enne seda saame teada, kes meil täna üldse saates on. Alustan oma paremalt käelt sinise tiimi kapteniga Miikael Meemaa! Hei! Miikael, kes täna sinu kõrval on? Aitäh küsimust, Kaspar. Palun. Ma arvasin, et sa kunagi ei küsigi seda. Täna on minu kõrval Ain Vaida, stand-up koomik, taskuhäälingu saatejuht ja poliitharrastuskommentaator. Teeme aplausi Annile. Tere tulemast. Tere tulemast. Tere tulemast, Ann. Aga kas midagi ei puudu, mis Miikael just mainis? Ei, absoluutselt mitte. Ma arvan, et üleliigselt isegi. Üleliigselt? Ma ei tea, kas poliitkommentaator. No ei, why not? Las olla. Ma vaatasin, et eetriaeg nagu jookseb seal eemal ja ma pidin 2 sekki veel täitma. Ja siis ma viimase... Range kord nõudis. No nii, aga sinise tiimiga oleme nüüd igatahes tutvunud. Minu vasakul käel punane tiim kapteniga Sander Õigus. Sander, kas sinu kõrval on keegi, kes on täna sinu kõrval? Minu kõrval istub koomik, muusik, multitalent Rene Paul Algivi. Juhei, tere tulemast, Rene. Tere tulemast, Rene. Rene, sa oled käinud igal pool üle maailma fringe'idel, oled näinud erinevaid lavasid. Mis sa arvad, mis need fringe'id annavad sulle siin selles saates edukas olla? Mida sa tood Sandri tiimi? Kust tulevad salajased punktid, salajased teadmised? Mida sa lauale tood? Eks see ole ikkagi see lai silmaring, ma arvan, mis on nende 3 reisiga tulnud mulle. 3 reisiga, mees on 3 korda välismaal käinud, nüüd ta on punases tiimis ja täpselt selle järgi me valimegi inimesi oma saatesse, kes on vähemalt 3 korda reisil käinud. Aga Karl, võib-olla tutvustad, kus me täna oleme, mis saatega meil täna tegu tuleb? Me oleme täna küll sellises grandioosses teatrisaalis, millegi pärast istume laval küll valet pidi, aga see selleks me teeme proovi. Publikut ka väga palju ei ole, ma vaatan. No veel on kinni. Väga vara on, väga vara. Ja teemaks on tegelikult muusika. Muusika? Bändid, ansamblid, muusikud ise, laulud ka ja kõik, mis sellega on seonduvat, et ma täna proovin võimalikult teemasse hoida ka. Nii, Reneel on võib-olla väike eelis, Ain, kuidas sinul muusikaga on? Väga halvasti. Väga halvasti. Ma ei ole ühtegi lugu mitte kunagi kuulnud, ei tea. Miikael on tuntud muusik isegi. Tuntud muusikafänn. Sa arvad, et sul laulmise voorus läheb? Ei lähe. Aga proovime. Aga Miikaelit me oleme küll näinud laval kitarriga mitu korda. Me teame, et Miikael tegelikult oskab väga hästi kitarri mängida. Õnneks Karl on need küsimused teinud, nii et kui ta ütleb muusika, me teame juba ette, et siin ei saa mitte midagi muusikaga. Esimene on mingi, et Lõuna-Korea väikestel tüdrukul. Sanktsiooni kohaselt paluti trompetiga seda teha. Ja see, et sa muusika kohta tead, ei tähenda, et sa tead neid asju, mida Karl tahab, et sa tead. Karl on natuke pettunud, esimene küsimus tõmmati praegu maha. Aga enne veel, kui me läheme esimese küsimuse juurde, väike meeldetuletus. Pange ikka väike like, väike subscribe või telli meie kanalile, et saate olla kursis meie tegemistega, isegi kui Sander seda õigeks ei pea. Aga Karl, lähme esimese küsimuse juurde. Lähme. Esimene on lihtne küsimus. Väga hea. Lihtne, loogiline küsimus. Mis on maailma enim müüdud muusikaline instrument? Kumb pool vastusega jändama hakkab? Aitab ka see, et on väga soodne. Okei. Mis on, see on mingi idiootselt, mingi lihtne asi. Peab olema odav ilmselt. No jah, kui Karl nii ütles. See on üks esimene kasulik asi, mis siin saates teha kuula, mis Karl ütleb. Enim müüdud muusikaline instrument, mingid kastanjett ei ole. Mõtle, mis on mingi ülilihtne ise teha, mingi odav. Mõnikord lähed sõbra juurde ja võtaks nüüd kastanjetid sealt riiulist. No ma arvan, et Eesti 46 inimese põhjal ei ole mõttest, et pingivilda ka ei ole. Jauram. Et... Eesti kannel. Mis sa saad ise nagu teha? Aga samas enim müüdud appi. Me oleks pidanud laskma neil, sest kui nemad... Aga äkki need kõristid, vaata beebidel on... See ongi beebi kastanjett, ei ole või? Kas kastanjett on need, millega sa teed seda? Ja. Sorry. Tegin kohe lolliks ära. Ots lahti, siis ma võtan kõik tagasi, mis ma olen siiani öelnud.
ikka mingi üllatusmunapill võiks olla see. Üllatusmunapill. Üllatusmunapill. Jätta siis ühesõnaga siis kõrissite juurde praegu. Tegelikult mitte, sest me hakkasime lahendama, kuidas ise teha, aga sa ütlesid enim müüdud. Enim müüdud. Jah. Ehk siis hästi odav. No aga siis ta peab olema ilmselt Deep Clover. Aga küsimus on, et kas tiivaga või ilma? Ehk siis ütle üks suva odav pill, pakume midagi ja lähme edasi, sest ma ei tea. Nii, Rene, mis tuleb üks pill? Mul ei ole endal ühtegi odavat pilli. Okei. Me läheme mingi veidraks flex-roundiks. Viles pill. Viles pill. Pakuti viles pilli. Vale vastus, aga tõele üpriski lähedal. Tegemist on pilliga, kuhu peab sisse puhuma. Ma oleks peaaegu vilepill pakkunud, aga väga hea, et nad ära pakkusid selle. No, Mis pille te üldse oskad? Mis pille sa kunagi mänginud oled, Ann? no iga laps alustab paaniflöödi mängimisega. Nii. Aga ma olen ise, ega mind muusikakooli ei võetud, sest ma ei pidanud viisi ega rütmi. Sellepärast sa oled siin Ja saates. ma eriti ei tahtnud ka minna. Aga kõik sõbrad proovisid, siis ma proovisin ka. Aga no, ega pill võib olla ka lihtsalt lusikas, mida sa lööd vastu lauda ja siis tuleb heli, on ju. Aga tegelikult on paaniflööt, on ju. Aga Kalle ütles, et mingi asi, kui sisse puhud, sest tead, ma oleks ka mõelnud, et ta on trikiga, et tegelikult tavaline pliiats on ju. Yeah. Või mingi, Karli stiilis. Kujutlusvõimega on kõik Kinnas, pill. millega plaksu. Su enda näppu. Jah, flööt on. Kui see vilepill ei ole, siis ma arvan, et ta peab mingi flööt olema. Äkki kui me flööt ütleme, siis ta annab andeks, et meil see mingi paani seal ees ei ole. Nii, jätte flöödi juurde. Meie jääme flöödi juurde. Flööt on vale vastus. Lähme punase tiimi juurde tagasi. See on lihtne noot, lihtne pill, millel ütleme on 10 auku on standardversioonil ja väga niisugune bluusilik on. Suupill. Käib igast muusikastiilis. Ma arvan, et me lihtsalt pakume suupill. Õige vastus on suupill. Super. väga hea. Esimesed pool punkti tulid ära. Palju õnne, punane tiim tegi igatahes otsa lahti. Aga see pole midagi. Meil on küsimusi küll ja küll ja küll. Lähmegi edasi järgmise küsimuse juurde. Lähme ja küsime siis sellise küsimuse. Kui tükk aega maailm oli raadio peal, siis tulid muusikavideod ja MTV, mis oli siis Music TV. Mis oli esimene muusikavideo, mida MTV pealt lasti? Kõige esimene muusikavideo. Mis loo oma? Wow. Täna me õpime. Täna me õpime ja ma saan tõesti aru, et Karl on küsimusi tõsisemad. Ei, sa eelmises saates ei olnud kohutavad küsimused. Nad lõid mind pärast. Oi, pasa. No me tahaks teada, mis kindlasti sinine tiim, kust nemad nagu tulema hakkavad. No kui te juba alustasite. Ma ootan teie esimese pakkumise ära. Madonna Virgin. Ma oleks isegi sulle enne vihjanud, aga nüüd on vale. Väga hea. Mul paar mõtet on, aga räägi vihje ära. See on tegelikult loogiline, see on väga seotud sellega, et see on muusikavideo osa. Et nüüd uus meedium tuli, muusikavideod. See ei aidanud mitte kuidagi, sellega tegi asja palju raskemaks. Ja see lugu on nagu, see on bitt põhimõtteliselt. TV tegi bitti sellega, nagu ta tegi nalja. Või nagu ta ütles sõnumi, mis ta plaan on. Video Killed the Radio Star. Ma oleks jah mõelnud, et vihje hullult kaldub sinna poole. Null ideed, kes artist oli seda. Mis bändi oma see on, kas seda teate? Ma oleks alguses hakanud mingi Michael Jacksonit pakkuma sulle, aga sa andsid nii hea vihje, et see pool punkti on ka päris hea. Aga huvitav, kes see laulab tõesti? Video. Te ei pea tegelikult teadma, te võite lihtsalt öelda selle vastuseks. Ja siis me ütleme lihtsalt see Video Killed the Radio Star. See on õige vastus. Aitäh sulle. Palju õnne. Buglesi Video Killed the Radio Star. Ei ole väärt seda punkti, mul on tunne. Pool punkti, kes õige esitaja pakub. Jah, ma olen nõus. Aga ma ütlesin ära juba. Sa nagu veidi juba mainisid seda. Ütlesid või? Okei, ma oleks võib-olla tegelikult, ta ei kuulanud. Kas teie kuulnud? Teeb Googles. Googles. Bugles. Oi, siin praegu jagati punkti ikka lihtsalt. Me parandasime küsimusi, aga väga valesti läksime vastamisega. Väga imelikud korrektuurid on meil saates vahepeal toimunud.
Okei, ühesõnaga praegu seis on 1-1. Läheme kolmanda küsimuse juurde. Kõik on mängus. Wow. Peale seda läks Punkti saime. muusika, te saite 1 punkti, nemad said 0,5. Selle eest, et sa ütlesid vastuse ette meile. Jaa, aga Miikal ei kuulanud seda vastust. Su nägu oli tegelikult Sandri poole, kui see... Kus ma tean, et kas oli Tourette's või mingi bändi nimi? Sa vaatad Sandrile otsa ja Puglus. Mingi asi, mida te pärast teete võib-olla ma... Puglus, väike Puglus. Kui MTV läks edasi, nüüd on kõige levinum muusika striimimine ja siis küsimus Spotify kohta. 20% Spotify lugudest on mida? 20% Tapeet. ja ma ütlen, et see on aasta 2013 andmetel, nüüdseks on kindlasti rohkem. Ma mõtlen. Üks praegu pakkuma, siis oleks mingi AI värka 2013. Siis et nüüd on suurem mingi taskuhäälingud. Mu esimene mõte oli loomahääled, aga ütles, et nüüd on kindlasti suurem, siis nüüd ma tahaks öelda taskuhäälingud. Ja jälle me tegime esimesena suu lahti. Ma ei tea, kas... Kurat, me ikka täna ei... Instinktiivselt teie poole ka juba esimesena. 2013 vist ei olnudki taskuhäälinguid veel Spotify's äkki. Need on mingi hiljem tulnud. Äkki 20% on need, mida keegi pole kuulanud kordagi, et pandi üles, aga... Wow, see on lahe pakkumine, võtame selle lihtsalt, sest see on lahe pakkumine. Ja see on ka õige pakkum. Hea töö. Statistiliselt nüüd on niivõrd palju rohkem muusikat seal, et seal on ju mingi, see oli 40 000 lugu mingi kuus või päevas. See on crazy. Nüüd on 50% see number. Hea top 3 podcast. Podcast ka. Palju põnevam oleks teada, palju neid podcaste on, mida ei ole keegi kordagi kuulanud. Ja kas neid on rohkem või vähem kui neid laule? No ja seal on ka see, et seal on väga palju selliseid, kuidas meil algoritm on see, et ta peab 30 sekundit seda kuulama, et see kuulamisena käiku läheks, aga suur osa ongi ka mingisugused heliefektid asjad, mis on alla 30 sekundit. Isegi kui sa kuula selle ära, see ei lähe sinna statistikasse kirja, et see on mingi huvitav anomaalia neil endal. Jaan Pehk seda uut maailma ei naudi. Nii, aga lähme siis järgmise. Kõik lood mingi 20 sekundilised. Jälle õpime. Deep reference. Millega poleeriti vanasti viiuleid? Või viiuli tegemine oli? Vaatame nüüd sinise tiimi poole. Ja ma tean, et see... Ain ja Miikal, vanad viiulipoleerijad, nagu te olete. Nüüd vaatate siia Ja poole. nüüd me vaatame siia poole. Et kui eelnev oli selline ratsionaalne küsimus ja kohe, kui me lähme selle... Mis on vanasti? Vanasti Oleks olnud mu esimene küsimus. Stradivariusi. Stradivarius on vanasti. Ei ole ajastu. Stradivarius, neid enam ei sõita. Aga kuskil sajand tagasi. Tänapäevani tegelikult osad teevad seda, aga see ei ole enam levinud variant. Miikal, oled sa kunagi oma gitarri poleerinud? Ma ei tea, miks ma naersin. Kui see ei ole eufemism, Kaspar... Ei, see ei ole. Ei. Selles suhtes mul ei ole mida poleerida kodus. Aga sa lihtsalt oled andekas inimene, kes võtab gitarri kätte ja oskab mängida? Need on kuulujutud, Kaspar. Vabandust, ma ei tahtnud levitada asju, mis ei vasta tõele. Ometi need vastavad tõele. Nimetad olukordi, mida pole eksisteerinud. Ma võin öelda, et ma olen olnud Miikaliga sõber üle 10 aasta, ma ei ole teda kordagi näinud gitarri mängimas. Ma ainult kuulen mingeid legende, et ta teeb seda open mic'idel, kui mind ei ole. Mängib üli hästi. Ma tean! Ja üli naljakalt ka. Ma tean! Nagu iga kord, kui Miikal võtab gitarri laval kätte, Sten tapab ennast natukene ära, aga... Ja mina olen kuskil mujal. Nii, aga millega te võib-olla siis mõtlete, millega vanasti poleeriti viiuleid? Millega üldse poleeritakse? Ma tahaks nagu õli öelda, aga see ei ole poleerimine, see on õlitamine, on ju. Aga kui me läheme nagu vanasse aega, me võime minna nagu eriti rõvedaks ja öelda nagu lamba, villa, rasvaga vaata või midagi nagu. Kui sa arvad, et see on Karli jaoks piisavalt rõve. Seal peab vähemalt mingi 3 genitaalia nimisõna juures olema. Ütleme, see on liivapaberi asemel, nii palju ma ütlen. Jesus Christ. Kui tänapäeval kasutaks liivapaberit. Poleerimiseks või? Väga huvitav. Ei, ma ei tea viiulitest midagi. Ei, no sest see nagu seesama, nagu siis sa jõudsid selline, et see ei ole õlitamine, et see on ikkagi see üks asi enne. See lakk. Ja, okei. Ehk siis vanaaegne liivapaber, midagi hästi karedat, jah? Just nii. No nüüd me oleme kuskil Saarma, Saba... Noh, ma mõtlen midagi väga fancy, nagu...
Stradivarius vanal ajal on rikka inimese asi. siis kopra saba äkki. Jah. Vetsupaber No midagi eriti abstraktset. Nälgiva kopra. Nälgiva kopra. Väga hea. Te olete õigel teel. Ma lihtsalt lootsin, et see on õige. Õigel teel. Tegemist on mereelukaga. Jah, aga lähen punas. See osa oli õige leeve. Kobras on veelähedane olen, aga see on ikkagi keegi, kes elab vee sees. Tuleme punase poole. Võib-olla väike vihje veel. Palun. Et see vee pool on täitsa õige, nagu Karl ütles, aga ütleme, Eestis oleks seda väga raske olnud teha. Jah. Eestis teda ei leia. Sellest, et meil tõenäoliselt Stradivarius viiuleid ei olnud, aga seda konkreetset vahendit, mida me otsime. Oota, kui me ütleme Stradivarius, ilmselt kõlab nagu mingi Itaalia värk või? Nii. Ehk siis kas siis Vahemerest võiks teda saada või kaugelt maalt? Oh my god, te olete mulle esimest korda andnud nagu ajud. Wow, anna minna, mina ei pea sekkuma siia. Vahemeres, ma ei tea, kes seal on, delfiinid. Ei, see on rohkem... Ma arvan, et see on mingi nagu... See on kas kellegi jupp. Siis see oleks Karl küsimus. Või siis mingi vend, kes nagu vedeleb, mingi kuradi merikurk või mingi, ma ei kujuta ette või üldse kellegi mingi nahk või mingi... Ma annan teile lisavihja. Võib-olla. Tegelikult ma ei anna neile. Las nad mõtlevad, aga varsti tuleb ja see on üpris spetsiifiline asi. Äkki on kellegi mingi nahk või mingi asi. Ma mõtlen, millest ma saaks mingi sellise... Ma annan ühe vihje. Oota, aga kas kalad ei ole karedad või natuke? No oleneb, kust poolt katsuda. Kala on ikka kare, jah? Vastu soomust. Panna see väike vihje veel, Väike vihjekene. Sa oled õigel teel, ma ütlen nii palju. Ja ta on õige, ma ütlen nii palju ära, et see teeb selle viiuli veits metalliks. See teeb selle viiuli, okei, siin nad ikkagi nagu retsivad mingit looma või siis see on ikkagi mingi ongi lihtsalt mingi kalli kala, kuldkala nahaga. Vale kala. On kalanahk küll. Ehk siis, kui ma oleks öelnud kalanahk, kas oleks andnud mulle pool punkti, see oleks läinud või? Ei oleks. Okei, me otsime see spetsiifilist kala. Ja ma ütlen, see on väga metalkala. Väga kala. Kas sa arvad, et me teame kalasid? No mõtle, suur metalkala. Suur metallkala, mitte väike metall. Sööb teisi kalu. Siis on ikka hai. Hai uimega. Hai nahk on õige vastus. Nende kord oli õnneks, et tähed ette ütlesid neile. Ole vaid. No see on pool punkti niikuinii. Ei ole reegleid. See on pool punkti niikuinii. Me siin väikselt toome ise need punkti koju juba. Hai nahaga. Hai nahaga tõesti on õige vastus. Millega siis vanasti poleeriti viiuleid. Panigi selle neile. Kuskil on mingi hipster töökoda, kus siiamaani saad selle hainaha töötluse tellida. Ja siis, kui see ülevalt uim ära legatakse, siis üle nagu lihvitakse kõik viiulid ära. Ma panen mõlemale pool. Aga mis see hainahk siis teeb selle puiduga? See oli täpselt natukene kare, ta ei ole liiga kare. See oli just nagu hea viis, kuidas saada natukene neid, kuna see oli spetsiifiline puu, spetsiifiliselt hoitud, et siis ta oli isegi delikaatne karedus, millega siis lahe ära teha. Ja. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Nii, aga nüüd jälle targem. Me lähme ühe teise formaadi juurde. Opadi, uus formaat. Uus formaat. Nii. Karl joonistas vahepeal. Ja siin on teile ka. Palun. A, B ja C on seal kirjas. Ja te peate tiimina valima ühe neist välja, sest siin mul on stsenaariumid siis kuulsatest artistidest, mida nad on korraldanud. Ja vastus on siis A, B või C vastavalt sellele ja siis te peate otsustama, milline on õige. Te ei pea kohe vastama, te võite natuke enda vahel ka arutada neid variante enne, kui seda teete. Ja alustame siis sellise artistiga nagu Post Malone. Kes teab Post Malone'i? Mitte keegi. Mitte isiklikult. Okei. Mida tegi Post Malone päriselt? Kas A, ja nendest kolmest ta tegi ainult ühte asja päriselt. A, ostis terve Burger Kingi ainult selleks, et sinna üksi lõunat sööma minna. B, puutus kummitusjahi saates needuslikku eset ja süüdistas hiljem selles oma halba õnne. Või C, lasi endale tätoveerida seljale täissuuruses Doritose koti. Paki. Milline nendest variantidest? Milline on... Üks on tõsi. Üks on tõsi.
See ei ole see trikiga, et tegelikult kõik 3 on töös. ei, ainult üks nendest on päris. Korra uuesti, mis need variandid on. A. Ostis terve Burger Kingi ainult selleks, et sinna üksi lõunat sööma minna. B. Puutus kummitusjahi saates needuslikku eset ja süüdistas hiljem selles oma halba õnne. Või C. Lasi endale tatoveerida seljale täissuuruses Doritose paki. Täissuuruses. Mõelge esiteks, kui suur aga Doritose pakki on väikseid ka. Inglismaal. Okei. Saab väikseid ka, Karl. 100 grammiseid on ka, mitte ainult see pere megamix elevandi toitmiseks. Meal dealis saad pisiksi ka, vaata. Okei, see on uudis. Täissuuruses on siin siuke huvitav fakt, mitte Doritose paki, vaid täissuuruses Doritose paki. Nii et kõik Doritosed on sees ka veel. B on kõige nagu ratsionaalsem neist. See, et ta läks kummitusjuhi saatest needuslikku eset puutus ja nüüd on see kõige ratsionaalsem. No ikka lähed kummitussaatesse. Ei, ta on kindlalt olnud seal kummitussaates. See on selline Post Malone kõlab natuke nagu Home Alone ja siis see B kõlab nagu mingi Home Alone'i teema veits või? Okei. Selles mõttes. Kas võib-olla mõne välistate, alustame siis niipidi hoopis? Ta on seltskondlik inimene. Kas ma saaks tulevikus valikvastustega küsimused välistada? Kas selline võimalus on? Mul on hea meel, et sa eile trussades higiselt istusid. Mingid stoorisid välja mõtled. Mis ma nüüd tegema pean hakkama sellega? Võtta valima. Sul ei ole kunagi meeldib, ma saan aru need, aga noh. Ma vihkan valikvastustega küsimusi, jah. Aga noh... küll restorani ostmine ühe burgeri jaoks oleks veider tegu, aga eks ta olegi selline ekstsentrine. Samas tal on ka palju tatoveeringuid, sellepärast on see usutav kummitussaade. Kindlasti kõlab ka loogiliselt ja nüüd me siin olemegi sellises lõbusas kohas. Said täpselt aru kogu formaadist. Ma sain kogu formaadi. Fun, mul on nii fun nüüd. Mitte ükski. Kas Post Malone ei ole see tüüp, kellel on neid tätoveeringuid? Ja tal on terve nägu ja kõik see Doritos tundub üliloogiline ja nüüd teades Karli, et kõik on päris lood, lihtsalt need on kellegi teise kohta. Ta lihtsalt ajusid praegu. Lahe. Isiklikult. Ma saaks olla kodus nautida Eestimaa kevadet, aga krõpsu pakk. Ma loen 3, 2, 1 ja siis tiimikapten tõstab üles. Vali üks neist kahest. 3, 2, 1, tõstke oma täht üles. Nii, siin on vuntsid ja siin on B. Ja see on vuntsid, see oli mu pettumus. See kurb nägu. Õige vastus on B. Puutus kummitusjahi saates needuslikku eset ja süüdistas hiljem selles oma halba õnne. Ta puudustas, ja nii punkt läheb meil sinna poole. Sellepärast tegelikult Sander vihkab seda ka, et alati paneb nüüd valesti. Ja sellepärast, et nüüd see ei ole enam teadmiste mäng, nüüd see on loto. Tead, ma peaks. Väike Vin.tv, Vin.ee saate kursis olla kõikide ägedate ürituste, striimide ja ägedate pakkumistega Vin.ee. Ma pean kuidagi sinisele tiimile lootust andma. Ja ei see, et sa annad mulle intelligentse võistkonnakaaslasi ja siis valite vastused on nagu mingisugune nagu see, kuidas sul õhtul see mõte tuli ja sa olid igine ja sul olid juba kussad. Ja sa istus aru, läksid energiat täis, ma talle homme. Mina magasin rahulikult, homme tuleb tore päev sõpradega salvestusel. Lahe, pane järgmine. Aga mis see halb õnn teda tabas siis? Mul on tunne, et ta läheb järjest paremini. Ta puudus tibukiboksi ja siis ta oli lennuõnnetuse, relvaröövi ja autoõnnetuse äärel. Ja siis ta oli nagu kindel, et see on kõik sellepärast nagu... Siis teda ei tabanudki halb õnn tegelikult. Mis see tähendab lennuõnnetuse äärel? Et samal päeval, kui ta lendas üks teine lennuk kukkus alla ja ta oli, oh my god, kui ma oleksin teise kohta läinud. Ei, tal oli vist turbulents ja ta oli nagu, oi ei, kohe lendan kukkuna. Oli hästi tark mees. Oli. Siiamaani. Nii, järgmine siis. Elton John. Mida on Elton John teinud? Kas A. Ostis terve prillipoe, et mitte kunagi muretseda, et reisil prillid katki lähevad. B. Lasi endale ehitada eraldi maja ainult oma kingakollektsiooni hoidmiseks. Või C. Pani ühe oma turnee ajal igasse linna üles Eltoni mänguasjapoe ja lubas sisse ainult oma enda meeskonna liikmed. Et A, B ja C. A on siis ostis terve prillipoe, et mitte kunagi muretseda, kui reisil prillid katki lähevad.
see lasi endale ehitada eraldi maja ainult oma kingakollektsiooni hoidmiseks, vaid see pani ühe oma turnee ajal igasse linna üles Eltoni mänguasjapoe ja lubas sisse ainult oma meeskonna liikmeid. Kas teie läheksite muidu Eltoni mänguasjapoodi? Mida see kujutab enda? Kui sa ütled Eltoni mänguasjapood, see kõlab nagu kurja kuulutavad. Nagu see valge kaubik, mis kuskil nurga peal on, et see on Eltoni mänguasjapood. Vaat, on ju. Aga kui sa sisse lähed, sa saad teada, mis seal on. Enne sa ei saa. Siis ma peaks nagu töötama tema jaoks. See on hea motivatsioon. Ma arvan, et siin on paslik Sandril teha teine monoloog, mis on sama stiilis nagu eelmise küsimuse poole peal. Ai, ma olen sellega juba rahu teinud. Ma mõtlesin lahenduse välja. Ma panen iga kord sama, mis teie, mis tähendab, et see ökolotto ei saa mängu tasakaalu muuta. Okei. See on ka üks hea variant. Sabotaaž on valik. Ei no, sest jälle kõik on väga tõenäolised. Ta on väga spetsiifiline mees. Aga ma tahaks ikkagi aru saada, et kuidas prillipoe ostmine turnee peal aitab sind? Äkki ta ostis terve nagu keti. Terve keti, et igas linnas. Või et ta ostis nagu terve prillipoe, et noh, et tal on nii palju nüüd... No ma ei tea. Kuidas sul nii palju prille kulub? Kui tihti nagu... Ain, sul on prillid. Tihti sa pead uusi prille ostma? Ei pea eriti. Aga ta ikkagi rokib seal klaveri ääres ja tal on nagu flamboyantsed prillid ka. Sul kukub ära jama, vaata. Võib-olla ta on iga loo jaoks on oma prillid võib-olla. Aga see ei aita selles mõttes, jah, see on ju statsionaarne asi ja tuuribuss nagu on teises kohas. Hakkad lavale nagu peale minema, oi, prille ei ole, aga pole hullu, mul on prillipoodide kett. Sul võiks olema prillibuss. Sa võiks sinna prillipoodi niisama minna ka ilma, et see sinu oma oleks. Nad müüvad nagu mitte omanikele ka ju. Äkki on välja müüdud Elton Johnid. Ja siis sul on nagu see, et okei, täna siis kompakt pimesi klaverit. See pole ka too. See on teine muusik, keda sa mõtled. Elton John ei mängi klaverit või? Mängib küll, aga mitte pimedalt. Karl, sa oled väga õuke. Aga kui tal on prill... Karl, sa oled väga õukesel jääl. Karl, sa oled väga õukesel jääl praegu. Vaat see on huvitav, et pimedad kannavad päikseprille ja mängivad, aga siis, kui sa nagu näed silmadega ja paned päikseprillid ette, siis on just halvem tegelikult. Nagu toas. Miks see huvitav on? Sorry, ma elan juba sinu peal ka välja. Võistkonnas. Jaa, absoluutselt põnev fakt. Aga mulle ka see prilli... Mulle see prilli asi ei meeldi, paneme selle ära. Seda ei saa ära ka panna, see on... See on mõlema. Mingit vahet, mida sa teed. See kõik on juba ette kirjutatud, mis siin täna juhtub. Ja täna esimesest korrast on mingi auhind ja kõik asjad. Ja Miikael varsti pea kohal hoiab. Mina tahaks ikka seda mänguasja poodi uskuda. See on nagu maailm oleks parem koht, kui see oleks õige vastus. Aga see tundub nagu nii veidralt. Nagu, variant B. Ta ise on nagu perverti. Iga kollektsioon ka. Ja võt see tundub, sest kas kõik siis nagu, kes ta tuuril on, peavad ka perverdid olema või mida nad seal mänguasja poes nagu, või tal ainult lapsed on tuuril või mis see nagu loogika on. Sa oled mingi 12 tundi mingi terasest lava üles pannud. Lähed et nukule pai või nagu, mis sa saad sellest mänguasja poest? Või kas see on mingi nagu kood või et seal sai narksi teha? Võib-olla äkki sul on õigus, sest et nagu turunduse mõttes on ju see mänguasja asi oleks nagu täiesti sõge, aga see B, see on nagu äkki natuke äge. Mul on oma maja kingade jaoks. Vau, milline mees tahaks minna vaatama. Et kõik teavad, et tal on prillid, aga kas sa teadsid, et tal on kingad ka? Nii klaveri all ei näe. Ja nüüd, kui see oluline, ta ei ole see klaveri vend üldse. Ja nüüd, kui see oluline arutelu on läbi, siis millise te panete? Nii, aga paneme kõigepealt, võtan 3, 2. Korraga või? Jaa, korraga. 3, 2, 1 ja valik. Oi, tulid ikka erinevad. Ja selles mõttes see plaan teil töötas, sest õige variant on A, nii kumbki ei saa punkti. Kas ta on loll? Ostis prillipoe ja ta armastab prille nii väga, et ta on koiranud neid tuhandeid. Tal on üle 250 000 erineva paari ja siis ta ostis väikese prillipoe varu, nagu terve selle prillipoe siis nagu mis prillipoes oli, et ta ei ostnud statsionaari ja inventari ja ostis ära prillipoe, nagu kogu selle poe koos sisuga ja kartis, et need lähevad nagu kätke, siis ta ei saa kohe asendust. Ja tal on tõesti eraldi tuba prillide jaoks. No võt. 250 000 paari prille ühes toas või? No mahub, no väiksed. Ma usun, et tal on mõned ikka tuuril kaasas ja nii.
kui ta nüüd oleks kõik ostnud ja siis ühte tuppa viinud, siis oleks päris huvitav käitumine. Vaata, see on kõva, kui sul sõidab rekka ette, see on see mu prillirekka. On kuhu on püüelda. Aga teeme ühe veel Sandri rõõmustuseks. Ja siis see pole veel kõik. Ei ole veel kõik. Meil on üks küsimus. Tegelikult siin on väga palju küsimusi veel, aga ma teen ühe praegu. Palun tee. Maria Carey kohta siis. Maria Carey tegi oma tuuril olles ühe kummalise nõudmise. Ja milline oli see nõudmine? Kas see, et ta soovis just nimelt jõuluüritusele 20 valget kassipoega ja 100 valget tuvi lava taha? Ta käskis igal hotellil, kus ta ööbis panna tema tubadesse ainult roosa kaardinad ja kuldsed tugitoolid. Või C nõudis, et tema lavaesinejad pidid enne kontserti viibima 24 tundi vaikuse paastul. Ja ei saa üldse aru, miks sa ütled, et need imelikud nõudmised on. See on sinu tuuri Raider. Minu mõelest täiesti normaalne. Jõulushow, 20 kassipoega ja 100 tuvi ja oled vait enne, kui lavale lähed. Rets veresaun lava taga. Kassid rapivad neid tuhisid. Ühte puuri, palun. Jaa, kõlab rohkem. Tuleb. On rohkem nagu siuke Marilyn Mansoni teema tundub, jah? See on küll, et pannakse ühte puuri. Siin on teie kassipoed. Siin on teie hästi toitnud kassipojad. Kassipojad pidid nagu mingi temaatilised olema, et sellised jõulukassipojad või? Need olid valged pidid olema. Valged. Valge nagu luu. Punast hästi näha pärast. Ja puhtaks pesta. Ei, minu see kardina vahetamine ja diivani asi tundub väga lihtsalt. Mul on suva, ma nõuan midagi. Kuldsed tugitoolid. Ma ei tea, tal on mingi bussis olemas jälle raudselt mingi assistent tassib kohale ja ütleb, viige need üles tuppa. Okei. Ei või? See ei tundu teile nagu normaalne käitumine. Me õpime siin saates väga palju sinu kohta. See ei ole nagu pöörane asi, isegi paluda, et ta ei palu, et ehitage ümber. Lihtsalt see, et kardinad ja toolid on spetsiifiline. Lihtne vahetus ju. Tegelikult suht selline basic rider. Kui sa oled Maria Carey. Jah. Või Jon Vaida. Ei, ma ütlen, et mina tahaks. Aga tahaks. Aga võiks. Ta ei taha kuldseid tal. Aga 24 tundi vaikuse paastu, kuidas see tundub? Rene Alase pidanud kunagi tegema vaikuse paastu 24 tundi. Jah. Jah. Kas nagu vabal tahtel või sunniti? Ja ta küsis, kas ma olen pidanud. Jah. Ma olen pidanud tegema. Jah. Oli see seotud Maria Carey tuuriga, kus sa taustalauljana kaasas olid? Ma ei saa öelda. Ei saa. Ta peab vaikima. Siiamaani käib nagu mõned. Okei. Aga mis punasetiimi mõtted on praegu, kui kuulasite neid 3 varianti? Tuleb midagi, mis tundub õigem kui mõni muu? Kõik tunduvad usutavad. Kõik tunduvad usutavad. No see vaikuse paast on nagu kõige nagu pöörasem, on ju. Ja ma olen nõus, et see kardina asi on nagu suht lahja. See ei ole nagu kallis, neil on hea, sul on oma... Kas, vaikuse paast tundub pöörasem kui 20 kassipoega 100 tuvi? No ta on lihtsalt mingi Joel Steinfeld käitumine nagu, et mis see nagu... Kiisule, hästi, siis lähed lava või nagu miks. Et ta on ka insane, aga... Äkki nagu laulja, Maria Carey on ikka selline, et ta ikka vokaalselt nagu paneb seal laval, et äkki ta siis peab kõvasti nagu puhkama, et selle lava peal nagu hakkama saada. Nii? Ehk siis nagu vaikuse paast on nagu hea, et see annab sellele lava ei, aga see oli kõik teised tema tuuril. Esinejad. Aga kõik teised. Tema mängib samal ajal taga tuvi juppidega. Ei, nagu kui teised räägivad, siis tal tekib endal ka nagu selline tahtmine, et tahaks rääkida, aga et kui kõik teised on vait, et siis sa ise ka ei saa rääkida. Kellega sa räägid, kellega pole rääkida. Mis kurb on tegelikult. Okei, ma arvan, et me peamegi minema vastuste juurde kiiremas korras. Neil läks lihtsalt masendus.
kui ta sai aru, et loogika on olemas. Aga mis iganes sa valid, mina sellest osa ei võta. Iga kord, kui ma mängin seda mängu, ma kaotan punkti. Oota, kumba oli see vaik? Sa jäid vähemalt ma ütlen uuesti, A oli siis, soovis 20 valget kassipoega, 100 valget tuvi. B oli, see käskis igal hotellil, kus tööbis panna tema tubades ainult roosad kaardinad ja kuldsed tugitoolid. C nõudis, et tema lavaesineja pidi enne kontserdi viibima 24 tundi vaikuse paastul. Nii et A, B või C, 3, 2, 1, valige! Selles. C ja sinine tiim võttis B. Ja õige vastus oli A. Soovis 20 valget kassipoega ja 20 valget tuvi. 100 tuvi. 100 ja 100 tuli ja seeres 20 kassipoega 100 tuvi. Sai ka või? Ei saanud, see pidi olema muuseas Londoni kaubanduskeskus jõuluürituse jaoks lihtsalt. Ja öeldi, et logistika on liiga raske, ei saa. No natuke on vist. No võt. See oli mingi üks konkreetne esinemine. Üks jah. Jõuluüritus jah. See oli lavashow jaoks. Et kui ta laulab seda jõululugu, siis on nagu need valged kassipojad, siis tuvid lendavad. See on nagu kõik loogiline osa lavashow. Laseb kaubanduskeskusest laiali. Seda tuvi tekitab juba tunde küll nagu lund sajaks. Nii, aga võib-olla kogume siis need ABC märgid tagasi ja lähme. Vedas. Ei tahaks, et neid kaotaks. Väärtust. Neid läheb veel vaja. Need me loosime täna pärast kommentaariumis välja. Nii. Karl, kas sul ei ole kodus printerit või? Tead. Karl ongi printer. Mida see tähendab? Ma tegin need. Ise tegin need. Ok. Meil oli korra lõbus. Ja meil oli. Nii, Me aga... teame, mida Sander siin saates tunneb. Väga-väga keeruline. Aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Lähme tavalise küsimuste juurde. Okei, lähme tavaline küsimus. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Täitsa tavaline. Siis loomakaitseorganisatsioon PETA palus Pet Shop Boysil, ehk siis loomapoe poistel, Pet Shop Boysil oma nime vahetada millekski muuks. Milleks nad tahtsid, et see muutuks? Animal Slaughterhouse. Pool punkti panen selle, see oli väga hea. Ma tean, äkki see on see, et mitte, et sa ei müü, vaid nagu, et inimesi viia nagu loomade, mis see on, see kuradi päästmine, vaata. Võite eesti keeles. Jah, või mingi, mis iganes veel sõnad selle kohta on. Äkki oleks loogiline? Pet Foster Boys. Jah, mis on... Võite eesti keeles öelda. Mis selle mingi loomakaltsukaga kohal on? Mul ei tulnud see sõna meelde, kui te saate kõik aru, mis ma mõtlen. Ei, ma saan aru. Loomakaltsukas on see sõna, millega me edasi lähme. Kõik loomavarjupaigad on nüüd, sest loomakaltsukas. Jah, ehk siis ühesõnaga loomavarjupaiga pois äkki. Ja see on õige vastus. Animal Shelter Boys oli see. Loomade varjupaiga ilma valikuteta on ikka hea, noh. Jah, sa saad vaata mõelda. Ja mingi loomingul. Võtsite praegu kohe 1,5 punkti siin, nii et palju õnne. Jah. Nii. Mis meil see seis on? 1,5 selle eest, et pool oli see, et nad olid õigel teel ja siis punkt oli selle eest, et oli kõige. Ei, siin väike humoorikas riff oli vahepeal. Talle meeldis. Mulle meeldis see. Kapten Huumor andis mulle. Tal on mõned anda või natuke pudistada. Ma lihtsalt võtsin kaaperdasin pastakas. Ma kehtestan võimu. Ma võtangi selle endale tagasi siin tegelikult. Vaatasin, et Karl oli liiga palju joonistama hakanud, ma hakkasin punkte joonistama. Nii et nii ta läheb, aga vahepeal seis on praegu natuke punase tiimi kaldu. Ja nüüd. Aga ma joonistasin punktes vahepeal. Aga kõik on veel mängus, nii et lähme järgmise küsimuse juurde. Lähme. Sükene vahepealne väike lihtne ka. Mis on maailma enim kaverdatud laul siis? Ehk millisest laulust on tehtud kõige rohkem kavereid? No sinine tiim, mis laul võiks olla? Siuke väike lihtne. Mingi lihtne. Ja lauluke. Nüüd ta peab populaarne laul olema, mis see võiks olla? Enim kaverdatud, alustame sellest, et Soome hümn on eestlaste poolt tihti kaverdatud. Juba 2. Päris palju. Mõtleme kõik Eesti muss, mida tehti mingi seal Ivo Linna ajastul. Kõik on. No osad ütleks, et Ivo Linna ajastu käib veel, aga... Erinevad. Eks ta ikka Sepa poisid peab olema, või? Okei, sa mõtled juba nagu päris loogiliselt.
Et sa mõtled mingisugune igi aga samas, kuidas sa loed, kas see on cover, vaata? Mida me coveriks loeme, et kas see... See on ikkagi päris lugu, päris artist. Bändi poolt välja antud, ma ütlen, et see on bändi poolt välja antud lugu. Okei, et me ei mõtle, et kuusepuu, et... Ei, sellel on nagu teada Tannenbaum, see on nagu üks... Pool punktit ta laulis. Me tahame seda edasi soodustada. See on me kõigi vaatajate huvides Miikalit rohkem laulma panna. Me paneme väikse kuulust. Seda veel välismaa keeles. Me paneme mingi jõululaulu või? Aga see peab olema selles suhtes, et see on, mõelge siis selle peale, et kindlasti laulud on olemas ka teada-tuntud artist, kelle laulu see on. See on mingi Halleluuja by Jeff. Ei, see päris nii ei ole. Ta on ikkagi selles suhtes, et see artist on ka tuntud artist. Jaa, aga Halleluuja... Miks sa ütled, et Jeff ei ole tuntud? Ei, ma ei... Miks sa tissid Jeffi? Minu paha, Kasperile -punkt. Lähen juba hoogu. Ma lähen hoogu punktidega. Ma võtan selle siia endale. Nii, aga ühesõnaga, jääte siis Jeffi juurde. Muidugi. Öö Chicagos. Oli öö nagu ikka. Oi, neid punkte ikka proovid meelitada praegu. Aga see on vale vastus. Ma annan siia poole vihje ka siis, et see on üks maailma kuulsamaid bände, kelle lugu see on. Mina mõtlen, et selleks, et see laul, nüüd jälle loogikaga läheme peale. Selleks, et see laul saaks olla nii palju kaverdatud, ta peab olema ikka siuke nagu universaalne asi, mis on maailmas nagu igal pool inimestel hingelähedane. Ja ma arvan, et mis neil on hingelähedane, on ikkagi eilne päev. Ma arvan, et Anne Veski eilne päev. Sama tahtnud. Reaalselt ma oleksin sama pakkunud. Ma mõtlesin, mis iganes sa ütled ja siis ma ütlen, et sa ütled mingi asi ja siis nagu meie tiim otsustas Beatles Yesterday. Ja see on õige vastus! Väga äge. Nice. Te olete esimest korda, kui ma näen, kui see Sandri külaline vaibib Sandriga. Nad arutavad enne läbi. Teeme seda, ma võtan need tagasi, kus need jäin. Me anname seda, teeme ikka seda asju. Karlile meeldib, Sander on õnnelik. Nii. No nii. Kas jätkame küsimustega? Me teeme väikse promonurga, vaatame, kellel mida toimub. Alustame Sinise tiimi poolelt. Ain, kus inimesed saavad kursis olla sinu tegemistega? On mingid showsid olemas, mida tahad välja kuulutada? Ma ei tea, millal te välja panete selle saate. Mai keskel, mai lõpu poole. Ainvaida.ee. Võib-olla on, mine sa tea. Mine tea. Ainvaida.ee ja Instagramist saab ja igalt poolt saab Ainvaida.ee. Ainvaida ja Spotlight Comedy. Miikal, mis sul on veel tuur käimas? Kuidas inimesi kutsud tuurile? Niimoodi. Hei. Maikuu lõpus Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, piletikeskuses Miikael Meemaa, tulge vaatama. Su purk hakkas läbi paistma. See oli huvitav. Nii, aga tulen Punase tiimi poole. Rene, kuidas inimesed sinu tegemistega kursis saavad olla? Kui nad tahavad, et lõbus oleks, siis renepaul.ee, aga kui tahavad, et ei oleks lõbus, siis blues.ee. Väga äge. Ja mis üritusi sa üldse korraldad? Mis võib-olla avardad natuke silme? Eks ma põhiliselt pilli mängin ja siis nüüd ongi, et kui minna sinna bluusi suunaga, et siis väga lõbus ei ole, pigem kurb. Ja kui minna renepaul.ee, et siis on nagu lõbus. Kusjuures meil on Anniga koos ka tulemas show. Kui see maikuu keskel väljas, siis on see show läbi. Väga äge show oli. Meil oli Anniga väga äge show. See oli väga kihvt, nii et ärge järgmine kord maha magage. Sander, sinu showd on juba läbi ja kuidas läksid Sanderi sõbrad? Imeliselt hästi. Inimesed ütlesid, et Eesti komöödia maastik muutus igaveseks ja et nüüd meil on uus nii-öelda latt, millest üle ronida. Ja sellest latist me ronime üle varsti algaval suvetuuril, mis tegelikult tuleb ju mingi 6 aja pärast müüki ja ilmselt müüb ruttu välja, nii et ole valmis, ole valmis. Et kõige parem sellega kursis olla, et näha
ilmselt Sanderit, Miikalit ja Karli ja veel teisi tüüpe Huumoriklubi suvetuuril on Huumoriklubi tegemistega läbi Instagrami. Pange follow ühesõnaga, ma ei oska seda lauset lõpetada. Huumoriklubi.ee. Nii, Karl, on midagi veel, mis sa tahad veel kulutada oma poole pealt? Ei ole. Jah, meie poolt jälgige meid Instagramis, jälgige meid igal pool mujal sotsiaalmeediakanalites. Vin TV tegemistega saate olla kursis vin.ee. Seal on igast ägedaid pakkumisi, igast ägedaid striime, kõiki muud ägedat, nii et vin.ee. Aga läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Koomikud ja küsimused toob teieni Vin TV. Lähme ja mul on üks teada-tuntud segment jälle, kus ma olen võtnud ühe laulu lüürika ja teinud sellest väikese kokkuvõtte. Ja teie peate mulle ütlema ja karjuma, mis lauluga on tegu. Ma loen seda ette. Meisterdatakse endale tulevikku, kuid see on närveajav tegevus. Tulemuseks on suur tulekahju, millest palju hukkunuid ning lõpuks on kõik vabad. Mis lugu see on? Tuntud. Eesti lugu. Eesti lugu. Jaa. Meisterdatakse endale tulevikku, kuid see on närveajav tegevus. Tulemuseks on suur tulekahju, millest palju hukkunuid ning lõpuks on kõik vabad. Lauldakse eesti keeles või? Jaa. Oota, kas see on mingi Viimse reliikvia lugu või? Milline sealt see võiks olla? Kuradi mõisad põlevad ja mingid saksad surevad ja kui selle laulu nimi See on õige vastus, see on Mässajate laul. Mässajate laul, nii. Punane tiim sai siit kohe naksti punkti, sinine tiim sai formaadist aru. Lähme edasi järgmise laulu Oleks tõesti aega, et aru saada. Me oleme varem teinud seda formaati. No täpselt. Karl, kõik need saated sinu koos me surume alla sinna palli, isa kallistuste ja sinna juurde. Neiu soovib endale saada ühte kindlat meest, kuid see pole nii lihtne, nagu alguses tundus. Tegemist rohkem kassihiire mänguga, mille tulemusena on naine pikka aega ilma uneta. Ines 15 magamata ööd. Täpselt õige vastus. Väga kiirelt tuli see siinpool ära. Jah, vaat seda Ines ta teab, aga Viimne reliikvia on juba raske osa. Sulle ikka need Eesti asjad sobivad küsimused. Ma hindan Eesti etnost ja Eesti prügikultuuri nii nagu sa ei kujuta ette, kui sügaval see olen. Mitte Inese kohta prügikultuuri. Sa nägid, kus kõik tõmbus. Ines ja Viimne reliikvia. Väga hot take. Eesti prügikultuur. Võrdusmärki Ines. Saite aru, mis ma mõtlen? Nii, aga üks on veel? Üks on veel. Kolmas. Tegemist on suure tervitusega ning ülevaatega kohalikust loodusest ning siinsest kultuurist. Laulja on põnevil, et sa saaksid uhkelt Eestit kogeda. Siin on tema sõnul lausa pudrujõed ja piimamäed. Võetakse. Mis te tahad? Padaris. Welcome to Estonia. No tuli ära siitpoolt praegu, aga vist mõlemalt poolt oleks punkt igatahes tulnud. Sander oli viisakas. Nad olid, sa oled pidanud kohe karjuma lihtsalt. See on selline agressiivne voor, et siin tuleb lihtsalt... Need ei ole neid nuppude raha, ei ole veel. Veel ei ole. Veel ei ole. Aga kui te panete like, subscribe, telli meie kanalile, viite kanali suureks, tulevad nupud, tulevad kõik asjad, tulevad igas punktid. Nupud, head küsimused. Täna väga head küsimused, Karl, sa oled väga tubli. Okei, saame kusti tähe seda väga hea, aga kas mul on neid veel? Mis mingi juhid? Mul on teile ka küsimus sama formaadiga. Üks laul. Nii. Selline laul, et naine paneb natuke liiga vähe riideid seljaga ja jääb haigeks. Väga tuntud laul, nõukogude aegne. Naine paneb... Võib-olla vihje on siis see, et mis riide ese see siis oli, mis nagu oli... Lasi külma sisse. Ainult kikilips oli pea. Neiu mustas kleidis. Kas sa mõtled miniseelik? Miniseelik on õige vastus, jah. Kikilips meeldiks rohkem. Lõbus laul, aga ta tegelikult on niisugune traagiline, et pane selga miniseelik ja siis sa saad angiini. Ma sain punkti siis, jah? Palun. Jah, aga see laul on üldse kohutav laul, kui sa neid sõnu hakkad lugema, sest et see lõbus kooli eelik on ikka päris kole lain, mida vanamehe poole pealt laval laulda. Päris Retsi Yesterday cover tegelikult. Niimoodi võtan. Aga... Me oleme tugevas miinuses. Ma kaotasin selle punkti hetkega. Sa kaotasid usu Sandrist ja sellega läks veel asi keerulisemaks.
Nii, mu küsimus teile. Millest teevad Tiibeti mungad flööte, mille nimi on kangling? Keegi teab, kangling, traditsiooniline. Tiibeti mungaflööt. Alustame sellest, on ju, et siin on tähed ümber tõstetud, see kangling on tähed ümber tõstetud sõnast lingam. Ehk siis mõnel loomal on nagu kont suguti sees. On või? Päris mitmel. Siis üks nendest. Näiteks silmad läks lähema. Näiteks vanasti Mägra oma. Vanasti? Jaa, oli lipsunäelakas. Me enam ei kanta. Ei, vanasti, aga Mägral on kont ikka. Ja. Aga siis vanasti kasutati. Mägra vile. Miks mul mutionu maja tuli peale? Hakka käima. See oli sama vaibiga praegu. Vale vastus. Elas metsas Mägra onu. Sa pool sellest, ütleme 25% õige vastus. 25. Jah. Kont siis on. Mägra. Kondi osa on õige. Kont on õige. Ja oot, mis ütlesid? Gangnam Style. Kangling. Kangling ja... Tiibeti mungad. Kangling on see, kus nad kondi kohta ütlevad või see on selle instrumendi siis. Instrument, lõpptulev flööt on see. Just, see on siis tehtud X looma Y-kondist. Täpselt nii. Ja Tiibeti mungad, jah? Täpselt nii. Vaata, minu loogika on see, et see ei saa olla mingi, no et see ei ole mingi amuuri tiiger või mingi välja sureb, vaata, vaid see on mingi labane. Kes on lihtsalt seal. Mingi labane ja mingi rott või tubi või kes võib Tiibetis olla mingi selline kõige tihedamini kätte saadav. No see, et kondid nagu lebavad juba kuskil. Sest võtad ja teed puud sisse ja on ilus heli. Jah, Karl, sa võid selle vihje anda. Ma võin anda. Eesmärk on siis eluüürik, nagu kui üürik elu on, seda nagu rõhutada. Traditsiooni instrument. No siis see on mingi maas levav rotikont. Mis on kontidega loom, mis elab ainult ühe päeva? Kont liblikas. Aga mõtle, et see peab olema piisavalt suur kont, et... Täna on nüüd liiga palju vihjeid ka, enne kui me proovime saama hakata. A flööt ehk siis mingi selline. No ta ei ole selline. Ma ei tea, miks sa seda niimoodi hoidsid. Tead, see klassikaline. See flööt või? Mitte see? Mitte see flööt, vaid nagu see flööt. Mitte see flööt. Okei. Siis Vaku üks loom, kellel on kondid Tiibeti kandis. Eesel. Eesel pakute? Neid seal on, aga see on vale vastus. Nüüd, mul oli mõte ja mõlemate vihjed on natukene sobinud mu mõttega. Et kui see on mingi eluüürikus, kas see ei ole mingisuguse nagu eelmise mingi kuradi munga säärest või mingi täiesti tapped täiesti teisele poole suvaloomast nagu. Et mingi austada ja au sees hoida kõlab nagu loogiliselt inimese nii säärekas, kui see on ja vist on seest tühi ka või? Selles mõttes, kas Tiibeti mungad söövad liha või? Ma mõtlen, et mis nende suhe nagu loom? Ma mõtlen jah, et kus nad, et see saaks olla mingi random vedelev, aga samas üksteist nad mingi... Ühesõnaga, mina oleks kuskile siuksesse kohta läinud, aga ma ei tea, äkki see on mingi liiga crazy. Et see on hea mõte, et nad ise ei löö nagu kedagi maha, vaid nad ootavad, kuni ära sureb. Aga õnneks elu on üürike, nii et ikka sureb. Esiisa sääreluu. Esiisa sääreluu on pakkumine Punase tiimi poolt. Ja see on põhimõtteliselt õige vastus. See on reieluu täpsemalt, aga siin inimese reieluu on õige vastus, nii et punkt läheb sinna. Reissäär piisavalt lähedal. No vot, tehakse jah. Jälle oleme targemad, aga Karl Marr, nüüd on aeg viimase küsimuse. Aga mis on see mingi vile? Flööt tuleb. Flööt. Jah. See on ju piklik sees saab teha õõnestada, see on piisavalt jäme luuga, et sa saad seda kenasti. Ma tahaks ka. Kellelgi on kedagi, kes on suremas. Või Tiibetis. Karl on siin. Seda on arstiga rääkinud või? Neid skorbuudi jalgu. Seal ei pea aukegi tegema, seal on juba flööt valmis. See kusiape on kõik need ära lõhustanud seal, et ära sa selle pärast üldse muretse. Nali on siis selles, et Karlil on see, mis see kaut on inglise keeles? Jah, tal on kusi jalgades ja meie jaoks on see naljakas, sest ta ei hoolitse enda eest.
me tahaks, et ta oleks kauem meiega. Ainus viis, mis me oskame, on teda alandada, ta hakkab endast hoolima. Aga Karl teeb lihtsalt monsuduši. Öelge mulle värd ja... Ma ei ole septembris saadik ühtegi energiajooki. Ei ole hullu, ma saan... Ma joon hoopis selle asemel veits tervislikult. Oi jumal, kusi jalgades ja piss suus, aga lähme edasi nüüd viimase küsimuse juurde. Mida usuti, et kuidas viiulimängija sai inimese päästa, kui ta piisavalt kiiresti viiulit mängis? Ma olen korra veel. Mida usuti, et kuidas viiulimängija sai inimese päästa, kui ta piisavalt kiiresti viiulit mängis? Kas sa saad nagu eestikeelse süntaksi sellele küsimusele? Millest päästis viiulimängija inimese, kui ta piisavalt kiiresti mängis? Millest päästis kiire lugu? Hästi. Aja raiskamisest. Tahad lugu? Valmis. Nii kiiresti mängis nagu Paganini. Kui isegi tal neljas keeles Pagan. Ta ütles Pagan just. Paganini on kindel mängija. Et äkki nagu Pagan tuleb sind ära viima, aga siis kui nagu mängid viiulit kiiresti, siis ta peab tantsima ja siis ta ei saa sind ära viia. See on üks saatana reegleid on küll, et viiul peab tantsima. Kabjatantsu. Eks siis jah, pannes saatana tantsima kabjatantsu, ta päästab kurjade võimude eest inimese. Ma annan pool punkti selle eest. See on piisavalt lähedal. Ta päästab teemonite käest hinge ära nagu. Et see on enam-vähem õige. See ei ole täpselt saatan, aga see on teemon. See, mida meie siin pool ütles. Mul oli plaanist, et jah. Me usume, aga ma ütlen nii palju. Ei, see oleks saateformaat, vaata. Ei, me lihtsalt, me muidu oleks toonud, aga isegi kui ma oleks andnud neid punkte rohkem, neid punkte ei oleks tulnud piisavalt. Õnneks YouTube'i rahvas kuuleb, et me mikritesse ütlesime seda. Ei, me ütlesime, et hinge päästmine, aga noh. Kas see töötab sedapidi ka, et kui sa ise mängid, et siis need teemonid ei tule või sul peab olema nagu eraldi mees selle viiuliga? Ma mõtlen, et kas ma peaks hakkama õppima või... Mina arvan, et eraldi tüüp, kes pakub nagu teenust. Et jah, see... Tal on endal mingi armor peal, et talle ei saa nagu ligi. Exorcist tuleb niimoodi uksest sisse su. Eks läheb välja ka. Sa ise ju ei oska nii kiiresti mängida, ega igaüks. Ega see üks sul on teemonit vaja eemale lüüa ja värkis. Hine kuradi laseb kõrvale. Nii, ja meil on... Celloga saab ka või? Silve Ilvese jutule minna. Ei, ma lihtsalt, see küsimus ei olnud Silve Ilvesega seotud, see oli täiesti random cello küsimus. Me teame, mis sa, kui me ajas tagasi läheme, väike flashback, mida Sander siin mõni minut tagasi ütles, mida ta austab. Ines, Silve Ilves. Kui cello, asjad, mida Sander austab. Muidugi. Nii, aga ma arvan, et on aeg teha selgeks, kes meil tänase saate võitis ja kes meil tuli mitte auhinnaväärisele teise kohale. Kuigi me täiega proovisime, siis ikkagi teiseks kohaks jäi sinine tiim ja võitja on punane tiim. Hurraa! Teeme ühe korra veel, teeme aplausi meie sinisele tiimile. 4,5 punkti. 4,5, Miikal Meemaa, Ain Vaida. Ja teisel pool 9 punkti. Ja... Lauaalune. Ma võtsin tähistamiseks kaasa. Tee üks võidukõll. Väga hea. Ja ma tean, et sul on üks instrument seal veel. Võib-olla sa mängidki meile muusikat nii kaua, kui me saate välja juhatame hoopis. Teeme hoopis midagi uut. Teeme midagi bluusi siia lõppu. Aga kallid sõbrad, see on olnud meie tänane saade. Aitäh, et vaatasite. Tõepoolest, väga hea. Väga hea. Nii, et kui meeldis, pange väike like, pange väike subscribe, pange tellige. Jätke meile kommentaare, andke meile teada, mida me saame veel teha, mis küsimusi me võiksime veel teha, aga tänaseks meie poolt kõik. Mina olin saatejuht Kaspar Rikkerpill, minu kõrval küsimuste meister Kalle-Aarel Varma ja see oli Koomikud ja küsimused. Aitäh teile! Lisapunkti lõpus. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV.